nii. Siukene riistasand. Kui see ennast liigub, siis ta läheb parem. Ei, siin on see, seda nii väga hetkel ei segagi tõenäoliselt. Üks häda on see, et see on kasutatud praegu täiesti valet vastusõitjana natuke mängivad. Siin on ring olema suunas saatnud et sellepärast siin tõenäoliselt levitugevus võimalikult on protsent. Seda küll. Kõik häire, mis tuleb talle praegu kogu sellest elektrisüsteemist, et seda ei ole kuidagi niimoodi puhastatud, et tegelikult peaks saada seda ma pole viinud teha, kogu see kaamera kinnistuse süsteem muutub selle praegu kui vaadata, siis tal on kahe telje peale stabiliseeritud see kaamera pilt. Aga mul tuleb uus kaamera kinnitus, kus kohas on ka kolmas telg olemas, aga see on siis puhtalt teise puldiga juhtimiseks. Aga kuna see uus kinnitus saab olema täiesti eraldi akuga, siis ma pole nende LC filtrist asjadega jännata praegu. Palju neid lisanuppe seal puldil kasutusel on ja milleks? Siin praegu on nüüd selle nupu peal on erinevad lennurežiimid. Praegu on ta lihtsalt stabiliseeritud režiimis, et kus sa liigutad midagi mingis suunas teda, lased sellest kangi lahti, siis ta tõmbab ennast uuesti horisontaalseks. Siis teine režiim on, kus ta GPS-iga hoiab oma asukohta, et puldi põhimõtteliselt selja taha visata ja püsib seal, kus iganes ta parasjagu oli. Ja kolmas režiim on, kuidas nimetada, ütleme, et return to home, ehk siis kui kaob ta sul kusagile ära või mis iganes,
et orientatsiooni kaotada või midagi, siis lendate sinna ja siis võib-olla lendab sulle pea kohale tagasi ja lõpuks maandub ka, kui sa piisavalt kaua ootad. Ja siis siin on niisugune veider siin, et kui see tavaline lendamine käib niiviisi, et pulgad teevad alati